Sõbrad, Müstiik ja Merlia siin ja sa vaatad podcasti Peegeldused, kus me räägime holograafilisest reaalsusest, alateadlikest programmidest ja mustritest ja enda reaalsuse teadlikust loomisest. Tere! Ja, et peegeldused, miks peegeldused? Sest me näeme igapäevases enda reaalsuses, näeme inimeste holograafilistes sessioonides, kuidas pidevalt keskkond peegeldab meile tagasi meid ennast, meie energeetilist informatsiooni. Ja kui midagi on keskkonnas või meie reaalsuses, mis meile ei meeldi või mis põhjustab meile kannatusi, siis tuleks tähelepanu viia enda sisemusse, mitte hakata peeglit laasterdama või peeglit parandama, vaid vaatame mis selle peegelduse tekitas. Miks ma näen peeglist sellist haput nägu, et ma pean enda nägu muutma. Aga täna on selline põnev teema, et me räägime, kuidas toimub hologrammi programmeerumine või kuidas seda programmeeritakse või räägime, kindlasti neid elemente on hästi palju. Täna räägime osadest, mida me oleme teadvustanud, mis mõjutab meie hologrammi. Ja üks nendest on epigeneetiline programmeerimine või epigeneetilised programmid. Mis see, ütle Merlia lühidalt kuidagi, et mis see on ja siis arutame seda. Põhimõtteliselt epigeneetika on selline suhteliselt uus teadusharu ja ta uurib seda, kuidas inimese geenid, kuidas need on mõjutatud esivanemate geenidest ja kuidas nad on nagu seotud selliste mõtteprotsessidega, mis on toimunud, kuidas nad on seotud võib-olla traumadega, mis on esivanematel toimunud ja kuidas need praegu mõjutavad meie igapäevaelu, meie uskumusi, kuidas meie nagu elus töötame või toimime. Et ma saan aru, et inimesel on 20 000 geeni ja meil on kõigil erinev geeni ekspressioon. Võib-olla sina oskad isegi paremini seletada, mis asi see geeni ekspressioon on, aga seal ongi nagu päris suur võti, et kuidas seda mõista. Mina olen sellest aru saanud niimoodi, et meie DNA, see materjal, või ütleme DNA, ütleme siis meie kood on hästi sarnane inimestel. See tundub nagu välisel vaatusel, et osad on, ma ei tea, pikad ja osad on lühikesed ja osad on tumedanahalised, osad on heledanahalised ja erinevad rassid, silmavärvid, erinevad rassid. Aga kui nüüd võtta siis meie see nii-öelda DNA, inimkonna DNA, siis me oleme nagu see, mis me nagu välja paistab nagu erinevus, see on nagu pisikene nagu osa, et enamus me oleme nagu täiesti identsed, täiesti ühesugused. Et kunagi ma mäletan visuaalselt nagu keegi demonstreeris seda kuskil TED Talksis, ma ei mäleta, kes see täpselt oli, aga ta veeretas ratastel nagu raamaturiiuli, kus oli nagu sellised paksud kõited. Ütles, et see on nüüd välja prinditud DNA, nagu üks nagu DNA, selline ahel. Ja siis ta võttis ühe raamatu sealt riiulist, neid raamatud oli seal mitukümmend, võttis ühe raamatu ja siis võttis sealt nagu näppude vahele mingi pisikese ploki lehti, ütles, et need on nüüd need lehed, mis teevad meid unikaalseks. Need ülejäänud raamatud on meil kõikidel inimestel täpselt samad. Mis juba on see nagu, mis nagu spirituaalses maas räägitakse, et me oleme kõik üks või me oleme ühisväljas. Et DNA justkui seda väljendabki. Me olemegi nagu üks, meil on kõigil sama DNA, isegi, ma ei tea, mõtleme, et oi, tema on sellest rassist, tal on tuleb siis täiesti teine DNA. Tuleb välja, et me oleme praktiliselt nagu identsed, et see mõned leheküljed meie DNA raamatkogus või raamaturiiulis teevad siis selle, et tema on selline ja mina olen selline. Et me oleme rohkem ühesugused, kui me oleme erinevad. Aga mis asi see geeni ekspressioon on? Jah, ja nüüd siis me jõuame sinna geenide juurde. Ongi see, et DNA ahelas on umbes 20 000 geeni ja ütleme, see on meil
ka sama, aga nüüd osadel on osad geenid aktiivsed ja teistel teistsugused geenid aktiivsed. ja eks aktiivselt seda uuritakse, aga noh, me oleme nagu muusikat õppinud, võib-olla muusikas on nagu no ütleme, klaveri klaviatuur, see on ka palju klahve. et siis piltlikult öeldes meil kõigil on nagu sama klaver, samad klahvid, ütleme samad geenid, sama DNA, aga osad inimesed siis vajutavad osad inimeste süsteemis on nagu teatud klaveriklahve kasutatakse ja teise inimese siis selles geeni klaviatuuril vajutatakse teisi klahve, ehk see on nagu geenide väljendumine, et milline geen siis on aktiivne ja milline on välja lülitatud, et geene saab nagu justkui sisse lülitada ja välja lülitada. ja epigeneetika, ma saan aru, siis uurib seda, et mis lülitab neid geene sisse või siis lülitab neid välja. sest see mõjutab seda, mis potentsiaal meil on mingit, ma ei tea, haigust põdeda, mis potentsiaal on meil, ma ei tea, näha vaeva, ma ei tea, kehakaaluga või noh, üldse igasugused elulised asjad. ja see nagu on selles mõttes on huvitav, et tuleb välja, et sellised kogemused, keskkond mõjutab geene või ütleme nii-öelda meie genoom või õpib kogu aeg. ta ei ole nagu mingi selline sammas või mingi valmis asi, ta nagu kogu aeg interakteerub keskkonnaga ja teeb sellest järeldusi. aga mis on nagu huvitav info, võib-olla ka suhteliselt värske info teatud mõttes nagu ühisväljas, on see, et esivanemate kogemused mõjutavad järeltulevate põlvede geeni ekspressiooni või geenide väljendumist. et seda me on paljud inimesed või noh, enamus kuulnud, et me oleme mõjutatud oma vanemate geenidest. noh, et see annab meile mingid, ma ei tea, silmavärvid või mingid tunnused, aga just see, et nende kogemused ka mõjutavad geene, seda ei ole, ma arvan, nii palju teadvustatud. et noh, mingi konkreetne näide, mida just rääkis üks professor, nii-öelda geeniteadlane, et nad kasutavad mudelorganisme, hiiri ja kellel nagu eluiga on lühem, siis nad saavad erinevaid põlvkondi nii-öelda kaardistada, et noh, et kui nad tekitavad tahtlikult ühele põlvkonnale kogemuse, siis nad näevad, kuidas see avaldub teistel põlvkondadel paar põlvkonda hiljem. ja mida nad siis avastasid, et kui tekitada või kui siis organism, oletame siis vana-vanaema, kogeb mingit traumat või šokki, siis tema süsteem teeb sellest teatud järeldused ja ta annab selle informatsiooni geneetiliselt edasi oma järglastele, oma lastele. et ta ei anna ainult lihtsalt mingit geeni kui sellist staatilist asja, vaid ta annab ka nagu justkui selle informatsiooni, milliseid geene sisse lülitada, milliseid välja lülitada, mis veel antakse edasi. ja noh, mida see siis võib teha praktikas, on see, et oletame, et vanaema koges ekstreemset sellist olukorda seoses söömisega, sõjaaeg näiteks, et inimene oli näljahädas, noh, oligi nii-öelda hirm elu pärast, mitte midagi ei olnud süüa, koges sellist ekstreemset näljatunnet, võib-olla korduvalt koges, siis see võib näiteks avalduda põlvkondi hiljem lapse lapselapsel diabeedina. et on teatud geenid sisse lülitatud, seal on nagu insuliini, mis reguleerivad siis insuliini või insuliini tootmist. ja noh, et siis lapselaps mõtleb, miks tal diabeet on. nüüd selles mõttes see epigeneetika annab nagu vastuseid sellele, et põlvkondi varem kogetud šokk või trauma avaldub siis nagu võib-olla erilise tundlikkusena veresuhkru taseme suhtes või toidu suhtes. ühesõnaga, ma saan aru, et siis põhimõtteliselt, et oletame, et esivanem kogeb traumat, siis tekib teatud selline nagu väljendus geenides, mille eesmärk on ikkagi see, et järeltulevad põlved
selle olukorraga kohaneksid ja tuleksid selle olukorraga kergemini toime, kui nemad selle nagu šoki ajal. jah, et see on nagu just. niisugune ikkagi ellujäämise selline nagu mudel või Ta instinkt või midagi. toetab nagu jah, et meid nagu toetada, et kui nüüd järglased satuvad ka ekstreemsesse nälga, siis justkui nagu nende genoom oleks valmis selleks olukorraks. Ta on nagu antud nagu sihuke päästerõngas nagu järgmistele põlvedele, et kui nüüd teil tuleb see nälg, on ju, siis justkui teie geenid on selleks paremini valmistunud, kui olid meie geenid. miks miks ta karuteene teeb, on see, et keskkond muutub nii kiiresti, sest keskkond ei ole staatiline ja noh, võtame näiteks Eesti, et Eestis siis nüüd minu vanavanemad kogesid siis sõjahirmu, kogesidki nälga, küüditamise aeg, metsavendluse periood. Inimesed olid pidevas hirmus oma elu pärast ja oli ka söögipuuduskin oli näljatraumasid ja näljašokke nii-öelda. Ja siis nende genoom tegi järelduse, nüüd on vaja neid geene sisse lülitada, et sellises keskkonnas edukamalt ellu jääda. Ja nüüd siis mina, lapselaps või lapselapselaps, mis keskkonnas mina olen? Poodis on külluslikult sööki, suhkrut, šokolaadi, maiustusi, välismaa puuvilju, banaane, mangosid. See tähendab, see geeni ekspressioon, mida siis loodi, see on täiesti ebakohane praegu siin keskkonnas ja ta reageerib ebakohaselt. Keskkond on nii palju muutunud, et see geeni ekspressioon, mis oli mõeldud justkui minu toetamiseks, minu aitamiseks, paneb mulle täna nagu nii-öelda piltlikult öeldes nagu jala taha, hakkab meid kaitsma mingite ohtude eest, mis ei ole täna ohud. Aga kui arvestada, et Eestis ja ma arvan tegelikult kogu maailmas ei ole inimest, kes ei kogenud, kelle esivanemad kogesid nagu midagi, eks ju, maailmasõdade ajal. Nii et see eriti Euroopas on ju. Kogu ühiskonda, kogu maailma põhimõtteliselt, eriti Euroopat. Aga see tähendab seda, et siis on arusaadav, miks meil on praegult näiteks nii palju ülekaalulisust üleüldse maailmas. See nagu jah, lükkas nagu pendli nagu teise äärmusesse nüüd nagu, et meie geenid nagu noh, valmistuksid nagu justkui mingiks asjaks, mida hetkel meie reaalsuses ei ole, nagu noh, näljaks või sõjaks. No sõda on praegu, aga noh, ütleme nüüd Eestis reaalselt hetkel ei ole, aga justkui meie geenid valmistuks, oleks nagu selle valmidusega. Aga noh, üks asi on nüüd see diabeet on ja sellised nagu füüsilised sümptomid, kalduvus siis mingiks füüsiliseks reaktsiooniks või füsioloogiliseks reaktsiooniks. Aga et need mõjutavad ka meie sellist nagu vaimset tervist või meie uskumusi ja selliseid asju, mis on isegi võib-olla rohkem see valdkond, kus me tegutseme. Et kuidas noh, kui kergesti me ärritume mingi asja peale, kuidas, kui kerge meil on õppida uusi asju, noh, õppimisega seotud tarkvara. Noh, mis me ju näeme iga jumala sessioon enda sessioonides kui inimeste sessioonides, et põhimõtteliselt millega me tegeleme nagu ebakohase tarkvaraga või mitte ajakohase tarkvara nagu muutmise või uuendamisega. Et nagu, et aasta on juba 2025, aga inimese süsteemi jooksutab Windows 95, mis on nagu 90ndatest või ma ei tea, Windows 65, mis oleks 60ndatest on ju, esivanemate ajast või 40, Windows 45 aastast 40ndatest või ühesõnaga, kus olid need sündmused. Ja et seesama tarkvara on justkui põlvkondadele edasi antud läbi siis geeni ekspressiooni, mis täna nagu noh, pole nagu kohane ja tekitab nagu inimesele nagu takistusi.
aga nüüd näiteks see bioloog, ta vist oli isegi molekulaarbioloog Bruce Lipton, ta mingi hetk avastas, ta uuris sedasama geeni epigeneetikat ja tema ütles, et avastas, et tegelikult meil on võimalik oma geeni ekspressiooni muuta teadlikult. Et noh, siiamaani arvati, et me oleme nagu justkui selle ohvrid, et me ei saa midagi teha sinna, et okei, näe, mu esivanemad kogesid sellist asja, see nüüd mõjutab mind ja see mõjutabki mind. Aga tema, no ta kirjutas täiesti pika raamatu, see on eesti keeles täiesti olemas, Uskumused ja bioloogia, Bruce Lipton. Et ta kirjutab seal, kuidas tegelikult me saame oma mõtetega muuta isegi oma geneetikat. noh, Et me ei tahtliku ole nagu taotlusega. tegelikult selle kõige ohvrid. Noh, me praegu justkui nagu oleme, sest me ei ole teadvustanud kõike. Aga kui me nagu siin hakkame vaikselt teadvustama, siis tegelikult on võimalik meil see ära muuta. Oma isegi teatud mõttes oma rakud, see kõlab DNA-d. nagu muinasjutt või selline ulmelugu, et noh, et me saame nagu oma geenidega rääkida. Aga Et tuleb me välja, et juhime saame neid. Jah. või me saame kuidagi juhtida, et kuidagi oli enne või noh, et on olnud see, et noh, geenid on geenid, see oleks nagu mingi selline, ma ei tea, automaatne muusikalugu, see lihtsalt läks käima siis, kui me sündisime ja meie asi on lihtsalt kuulata ja vaadata, kuidas see muusika ennast maha mängib. Nüüd tuleb välja, et meil on võimalik ikkagi neid noote muuta, meil on võimalik natuke ise ka see lugu kirjutada, Valida mida see mängitakse. harmoonia, mis Jah, klahvib valida meil. need akordid, valida ise seda harmooniat, mida see geeniklaver mängib või DNA-klaver või orel, kuidas me seda iganes nimetame niimoodi sümboolselt. Et me saame ise seda lugu luua, me saame olla ise selle nii-öelda heliloojad või sageduse loojad, mis meie süsteemis toimub. Aga ta räägib ka sellest, et okei, geenid, et seal on mingi teatud protsent, kui palju nagu geenid ise meid mõjutavad, aga kui suur osa on veel ka keskkonnal. Et kui on, siin on igasuguseid katseid olnud näiteks, et on kaksikud sündinud, kellel on nagu geeni ekspressioon väga-väga sarnane. Üks satub ühte keskkonda, teine satub teise keskkonda ja kuidas need siis avalduvad, on väga-väga erinev. Ehk siis keskkonna mõju on tegelikult suurem kui see geeni enda mõju. Aga kust me siis need programmid ja uskumused saame? Tulebki nii-öelda sellest keskkonnast. Mismoodi me oleme nagu justkui nagu meie hologramm on siis programmeerunud, ütleme siis nii, kuidas see on nagu kujunenud, sõltub väga paljudest asjadest. Üks on see geenid, keskkond, kus me isegi väga oluline osa on, mismoodi ema tundis raseduse ajal, milline oli sünnikogemus. Isegi meie tütar, kes õpib geenitehnoloogiat, ütles, et isegi, mis me teadsime ennem esoteeriliselt, eks ju, aga mida ka teadlased on nüüd nagu avastanud, millise puutega sind vastu võetakse, kui sa sünnid. Kuidas sa rinnapiima saad, kõik need asjad tegelikult mõjutavad, aga siis see keskkond, ütleme kuni 7. eluaastani. Et see on nagu see, mida sa kuuled ja mida sa hakkad nagu jäljendama, et Wayne Dyeril on siuke huvitav raamat nagu Jätke vabandused ja seal ta räägib, et on oli üks Oxfordi bioloog, kelle nimi oli Richard Dawkins ja tema tõi välja sellise asja nagu meemiteooria, et siis mitte nagu geenid, vaid et meid mõjutavad ka meemid, aga see tuleb nagu tänapäeval on internetis meemid on niisugused naljapildid. jaa, ma tean, aga see tuleb sõnast nagu miimika ehk siis jäljendamine ehk siis laps, ta õpib kõike jäljendades ja ta jäljendab siis nii-öelda isegi oma vanemate liigutusi. Need ei tule, me arvame mõnikord, et need tulevad geneetiliselt, kuidas ma liigutan ennast, et vaata, hästi tihti on nagu emal ja tütrel on väga sarnased ilmed, aga see tegelikult tuleb õpime ära jäljendada. nagu.
jah, ja isegi pikaaegsed elukaaslased lähevad ühte nägu tihti mitte sellepärast, et nende näokuju läheks, vaid et nende näoilmed lähevad sarnaseks et, et isegi meie puhul on inimesed öelnud, et kas te olete õde ja vend, et te olete nii ühte nägu, aga noh, tegelikult Me oleme lihtsalt kaua koos olnud. lihtsalt kaua koos olnud ja jäljendame võib-olla nagu üksteist. 30 aga et aastat see, on oma jälje jätnud, meil on tekkinud miimid, miimika on jah, aga ühtlustunud. mis on huvitav, et tema nimetab seda nagu viiruseks, et see on nagu uskumuste viirused, et me saame nagu need ühiskonnast või keskkonnast, enda ümbrusest, need on justkui nagu viirused, eriti siis need negatiivsed, mis noh, et on sellised, et ma ei saa või noh, mul ei tule see välja või noh, vot niimoodi ei tehta. ühesõnaga, eriti need sellised piiravad, et noh, et nad on nagu su süsteemis viirused, aga kui viirust saab nii-öelda süsteemist välja puhastada, siis ka neid meeme kui viiruseid saab oma hologrammist välja puhastada. Noh, Aga et sa pead nagu nendest kõigepealt teadlikuks saama, et mis need üldse on, need mida uskumused. puhastada üldse. Ja ma jah, mõtlen, et see noh, hästi tundub, et me ehitame nagu inimestena neid süsteeme, mis nagu peegeldavad meie enda nagu süsteemi, noh, et sest täna me saame nagu justkui arvutimaailma ka tuua nagu analoogiaid, et meie tehnoloogiad justkui peegeldavad seda, mis meiega enda, mis on meie enda süsteemid, noh näiteks me räägime tarkvara uuendusest või sa räägid viirustest, noh, et meil on nagu justkui mingi operatsioonisüsteem, mis koosneb erinevatest elementidest, üks nendest on keskkonnamõjud või vanemate siis need miimid või meemid, mis sa rääkisid. Ja siis ühel hetkel me märkame, et see tarkvara noh, jookseb kokku või jääb aeglaseks või ei reageeri adekvaatselt, et noh, vajutad mingit ikooni ja ta ei tee seda, mida ma taotlesin, et ta teeks. Et ma vajutan ikooni, et noh, hakka nüüd, ma ei tea, seda tegevust tegema ja näe, ei hakka, on ju, operatsioonisüsteem tõrgub või jääb aeglaseks või lükkab seda edasi. Ja aga et noh, tarkvara saab uuendada. Ja et tundub, et siiamaani oli nagu siiamaani oli meil selline baasuskumus, et me sündisime mingi tarkvaraga, need on geenid, siin pole midagi teha, me oleme ema-isa andsid meile selle kuramuse ema-isa andsid mulle selle operatsioonisüsteemi ja nüüd ma siin hangun või jooksen kokku. Et noh, kui nad oleks parema mulle süsteemi andnud, noh, küll ma siis teeks, on ju. Aga et tuleb välja, et me saame ise seda muuta, et me ei ole nagu selle olukorra ohvrid. Et ma ei tea, kui kaugele muuta saab, väidetavalt päris kaugele. Eks me siis praktiseerime ja proovime siin, katsetame. Aga oluliselt kaugemale, kui me arvasime, et on võimalik. Noh, et meil on nagu rohkem sõnaõigust ja loomise õigust, kui me oleme osanud arvatagi, et on. Mis on täiesti hämmastav. Noh, et kui mõtled, et minu kehas on peentasand, igas rakus on siis DNA, ehk siis triljoneid DNA koopiaid minu kehas. Igas DNA-s on 20 000 geeni, ehk siis triljon korda 20 000 on siis siin neid geene. Ja need reageerivad minu tähelepanule. Mis on tegelikult täiesti hämmastav ju. Muidu mõtled, okei, mingid teatud funktsioonid reageerivad tähelepanule. Okei, ma mõtlen hingamise peale, hingamine läks rahulikumaks. Mõtlen oma pulsi peale, kui praegu pulssi mõõdaks, on ju, pulss rahuneb, läheb optimaalseks. Aga et siit saab ka edasi minna, et ma saan tähelepanu teadvustades minna oma teadliku tähelepanu, ma ei tea, geeni ekspressioonile ja see võib muutuda. Või kui ma teadvustan mingi esivanemate kogetud mingi trauma, mis on jõudnud kuidagi minuni, kajab üle põlvkondade ja minu tähelepanu ja minu taotlus saab midagi seal kaasa rääkida ja neid energiaid kuidagi ümber muuta või anda neile mingi koht või see on hämmastav tegelikult. Me saame oma geenidega rääkida põhimõtteliselt, võib-olla läbi mingi kihi, mingi keelekihi, võib-olla seal mingi tõlkekiht on vahel,
aga põhimõtteliselt meil on kommunikatsioon oma geenidega. aga kui veel nagu suhtuda sellesse kui nagu hologrammi, et ma olen hologramm, on ju, siis Ja. seal on ka veel oluline see, et teadvustada, et kõik on nagu koosneb väljadest, väga paljudest väljadest. Et kui nagu väljateooriaga natuke ennast kurssi viia, siis sa saad aru, et see on nagu üks suur ühisväli, aga kuna see on ka noh, niivõrd nagu issand, kuidas on fraktaalne, et ta ei ole nagu, ta ei ole selline nagu noh, ta sisaldab nii palju veel nagu kihte ja tasandeid ja nagu selliseid peeneid struktuure, et igal asjal võib olla veel oma väli, ta koosneb nagu veel nagu hästi-hästi-hästi paljudest peentest väljadest, et igal mõttel näiteks, mida sa mõtled, on väli. aga kui näiteks toimub nüüd mingi trauma esivanemal, on ju, siis see trauma hoiab mingit oma välja ja siis lisaks sellele, et okei, see võib meie geenidesse jääda, aga oletame, et ma lähen sellesse majja, kus see toimus, siis ka selles majas väljaliselt justkui on selle trauma pilt nagu mingil tasandil olemas. et noh, kes on väga tundlikud inimesed, nemad võivad järsku tunnetada või issand küll mingisugune, noh, ta läks nagu mingi vana pildi sisse nii-öelda. Ja. et sa ise tõid täna hommikul minu arust väga hea näite, et see oleks justkui nagu, ja mäletad, mis sa no, ütlesid? no kuidagi ja mäletan küll, et see noh, me oleme käinud konstellatsioonides, väga võimas tehnoloogia. kes pole käinud, soovitan proovida, päris palju konstellööre on Eestis ja konstellatsioonikursused. Ülihea tehnika jah, selleks. ülihea tehnika, sest ta visualiseerib väga hästi seda, mis toimub alateadvuses. et noh, piltlikult öeldes me käime ringi ja meil on kaasas nagu mingi selline sisemine alateadlik pilt enda reaalsusest. noh, näiteks oletame, et isa on füüsiliselt karistanud, siis minu hologrammis või minuga käib kaasas selline alateadlik pilt, et mehed on agressiivsed. ja nüüd ma käin selle pildiga ringi. ja siis satub minuga samasse kohta keegi inimene, kelle jaoks oli see, et agressiivsus on nagu normaalsus. nii, meie pildid nüüd kohtuvad ja tema tunneb minu seda pilti ja võib mind füüsiliselt rünnata sellepärast, et need kaks välja puutusid kokku. Magnetväljad tõmbavad. Magnetväljad tõmbuvad, et minul oli selline magnetväli, et mulle tullakse kallale ja temal oli selline väli, et ta peab minema kallale ja siis need kaks pilti satuvad samasse ruumi ja juhtub nii-öelda see. ja siis selles olukorras võib-olla mina tunnen siis ennast nagu ohvrina, mulle tuldi kallale. aga ma ei teadvusta siis seda, et võib-olla minuga käib kogu aeg kaasas selline pilt, et mulle tullakse kallale. see ei õigusta kallale tulemist, ma seda ei räägi, et see kuidagi peseb süüst puhtaks selle, kes nagu füüsilist agressiooni kasutab. aga lihtsalt seda, et kui juhtub mingi üks asi reaalsuses, okei, juhtus, aga kui teist korda juhtub sarnane asi, siis võiks juba inimene mõtlema hakata, oot-oot-oot, et juba teist korda sama asi juhtub. et siis võiks hakata nagu mõtlema, et äkki minuga käib kaasas selline pilt, et minuga juhtub see ja kes iganes minu välja satub, kellel on natukene mingi selline haakuv mudel, siis ma panen ta nagu käima nagu käpiknuku ja sest konstellatsioonis on, kes on käinud seal, kas siis kelle lugu on tehtud või kes on esindajana olnud seal välja peal, siis need inimesed, ma ise olen tundnud ja inimesed on ka jaganud, nad lähevad sinna koha peale, kus on see alateadlik pilt ja nad tunnevad mingeid tundeid, kurbust, viha, tõmbamist, tõukamist, igasuguseid asju. aga see tähendab, et ka igapäevaelus võib keegi sattuda nii-öelda minu välja peale ja hakata tundma neid tundeid ja mingis mõttes käitub nagu käpiknukk minu välja mõjude sees. nüüd, et mida ma teha saan, teadvustada oma välja ja luua selline siis väli enda ümber, kus on sellised rollid, mis on kuidagi harmoonilised või toetavad või ühesõnaga, mis loob nagu mingit koostööd.
et mina võin väga kergesti minna teistesse väljadesse ja mõtlen, et oi, minu tunded on need, kui tegelikult need ei ole üldse minuga seotud, ma lähen kellegi teise tunde välja ja mõtlen, jah, miks ma niimoodi tunnen, miks mul nagu niisugune ärevus on, jah, et mul pole mitte mingit põhjust tunda ärevust, siis võib olla, et sa oled mingisuguses väljas, kellegi teise väljas. jah, aga noh, see ei juhtu igaühega, aga osadel juhtub seda nagu kergemini. no Et tundlikumad kellel on inimesed võivad piirid, jah, kes on olnud nagu selline, näiteks kellel on kelle piirid. lapsepõlve kogemus on olnud just selline, et neil ei ole nagu, vanemad on sisse sõitnud tugevasti piiridesse kogu aeg, siis nad on kogu aeg nagu, kas ei usu, et neil on piirid või noh, hästi tundlikud kogu aeg, niimoodi Ja alateadlikult kompavad kogu skännivad, aeg. kogu aeg Jah, kompavad skännivad. energiaid keskkonnas ja sellistel inimestel on palju suurem potentsiaal jalutada kellegi nii-öelda välja sisse, mis kellegi alateadlik pilt on ja hakata seal tundma ennast vähendatuna või öelda midagi sellist, mis noh, öelda nagu häälega välja, mis täpselt selle inimese valukoha kohta läheb, täiesti nagu tahtmatult öelda mingi lause, võib-olla kellegi jaoks on ma ei tea, pere või peremudel hästi tundlik koht ja siis see tundlik inimene, teine tundlik inimene satub tema nagu välja sisse ja hakkab automaatselt perest rääkima, ise ka ei tea, miks on ju, lihtsalt tuli pähe, hakkab perest rääkima ja vajutab selle siis sellele nagu valusa koha peale oma jutuga. täiesti tahtmatult, ta ei tea isegi, no mul tuli lihtsalt pähe hakata praegu perest rääkima, on ju. miks tal tuli, sest ta logis sisse selle teise inimese nagu valusasse teemasse teadmatult. Mhm. et kui meil tekib kellegi läheduses inspiratsioon mingist teemast rääkida, siis tasub teadvustada, see ei pruugi juhuslik olla. et mul on võime skaneerida teise inimese hologrammi ja siiamaani me oleme kogu aeg seda alateadlikult teinud. et seda nüüd teadlikult hakata nagu jälgima, mitte siis tunda ennast ohvrina selle võime käes. Jah, ja et kui tekivad need traumad, et mõnikord on noh, needsamad väljad on ju. esiteks jah, mõjutab meid see epigeneetikaga, need traumad võivad jääda, nagu sa ütlesid hommikul ise, nagu screenshot nagu jah, ja siis ta jääb sinna, on ju. ja siis see mõjutab inimest, kuni inimene teadvustab seda, ahah, jah. võtab selle osadeks lahti, kuni see siis lahustub ära. kuidagi loovusel on võime voolata nagu vesi, noh, et siin on mingi takistus, no voolame siit. siin on mingi kitsas, no lähme siit, voolame siit vahelt läbi ja kuidagi niimoodi on sihuke dünaamiline ja paindlik. aga kui on see nagu sihuke traumakoht või selline, siis see nagu põmm on mingi jäik mudel, mis pannakse lihtsalt käima ja seal ei ole mingit voolavust ja nagu voolamist, noh, et näiteks kui keegi kardab mehi, siis see on nagu screenshot tema alateadvuses, põmm, noh, ja siis ei aita mingi selgitamine, see mees ei ole ohtlik, noh, see on ohtlik, aga see ei ole. temal on see salvestus, mehed on ohtlikud ja ongi kõik. iga kord, kui mingi mehega jääb ühte ruumi üksinda, siis juba tekib mingi sihuke awkwardness või pinge sisse. sihuke või ärevus. midagi ei aita, see võib kõige maailmasõbralikum mees olla temaga, tal on lihtsalt selline screenshot, mees on ohtlik. ja siis mida siis saab teha, on see nagu teadvustada, kus see tekkis, kas see oli inimese enda elukogemusest või on see vanavanemate mingi epigeneetiline nagu pärandus, et sõjaaja kogemus näiteks, et mehed on ohtlikud, kuna mehed siis tulevad, tapavad või vägistavad või teevad mingeid asju. ja et noh, et see ei ole täna ajakohane igas olukorda kasutada. ja aga miks üldse peaks nagu neid mudeleid siis teadvustama? meil on aeg juba otsas, aga aeg on ühel pool. et miks üldse peaks neid teadvustama, noh, elame siis nendega, no okei, vanavanematel olid need traumad ja noh, mis siis ma olen ka nagu, ma olen siis ju järeltulev põlvkond, on ju, et miks üldse peaks tegelema nendega? ta mõjutab tervist ju, üks asi, kas mu keha on mulle armas või ei ole, sest ta lööb ka suhteid, noh, et näiteks kui ma kardan mehi, samal ajal tahaks nagu mehega suhet luua ja samal ajal kardan mehi, noh, siis tekib nagu tohutu sisemine võitlus. tõmme nagu meeste poole, siis võib-olla
mehed alateadlikult tajuvad, et seal on kutse läheneda ja samal ajal, kui mehed hakkavad lähenema, siis läheb see teine nagu muster tööle, hoidke eemale, onju. ja siis on sihuke lükatõmba nagu käib nagu, et siis ma ei saa teadlikult suhteid luua ja suhteid lõpetada, sest need mudelid ei lase seda energiat voolata niimoodi vabalt. et nagu tõmbavad ja samal ajal ka tõukavad, et tulge ja siis ärge tulge. no mida siis tahad, onju, kas mitte, kas ja või ei, no et ja siis alateadvus ei lase nagu seal niimoodi selget fookust hoida. et ma tahan nii ja kogu minu süsteem on joondunud sellega, mida ma tahan, mitte nii, et üks osa ütleb, et ma tahaks, teine ütleb, ei taha ja siis on nagu esimesed rattad veavad, aga tagumistel ratastel on kässar peal ja siis suitseb ja kraabib seal koha peal, aga edasi ei liigu nagu kinni koha peal, aga samal ajal ei ole ka lõdvestunud koha peal nagu pöörded on põhjas ja mootor kuumeneb üle. Just. Nii et tasub ikkagi nii-öelda sellest udust vaikselt teadlikuks saada, see nagu ära eest lükata, et saad selgeks, saad oma välja, oma hologrammi selgeks, puhtaks. Sa saad nagu edasi liikuda palju kergemini, saad fookust luua. hoida. seda on näha, et mida vanemaks inimesed saavad ja mida rohkem, kui on nagu ei ole tegelenud endaga ja need mustrid koguneb, neil on hästi raske fookust hoida, räägib ühest asjast, teine lause juba kulgeb teise teemasse, kolmas läheb neljandasse, nagu uitab täiesti nagu juhuslikult, nagu lause lõpuks on juba lause alguse mõte nagu ära kadunud. et jah, ühesõnaga, sellest me räägime järgmine kord. Uued teemad avanevad. Uued teemad avanevad. Me lähme ka juba uitame, et põhimõtteliselt me jõudsime nagu pisikese mikroskoopilise osa nagu justkui mõtestada siin, mis meie hologrammi programmeerivad ja mis paneb meid nagu käituma võib-olla isegi kuidagi nii, nagu me ei sooviks, et me käitume. Jah. Aga suur tänu, et sa vaatasid Müstik Merlia podcasti Peegeldused. Ja kus me ikka ja jälle avame seda, et holograafilised muudatused on võimalikud ja julge luua puhtaid, väekaid taotlusi. Just. Ja, nii et. Ja muuda enda reaalsust. Su reaalsus ei ole screenshot, see on dünaamiline. Muuda enda reaalsust, see on võimalik. Just. Ja, nii et teadlike koosloomisteni. Just. Teadlike koosloomisteni. Loome koos.